Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele, käes on esmaspäev, on Eesti Krooni saateaeg. Stuudios nagu ikka Andro Roos ja Maksim Romanovitš ning Eesti Kroon saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ja kas midagi hakkame panema asja ajama ja alustaks sellega, et tervist Andro. Tere. Kas sa kujutad ette, ma täna ärkasin üles sellise mõttega, tahan makse maksta. Tahad? Jah. Oi, siis saad küll loll. Ja mis makse maksta ongi see, et lihtsalt hakkas peas vasartama, et tegelikult ei ole kaugele see aeg, kus on kohustuslikus korras peab Eesti inimene esimest korda automaksu maksma. Sa võid juba praegu maksta, aga lõpptähtaeg esimesel maksel on 16 juuni. Ma ei tea, oled kursis sellega või mitte? Ei ole. Ja, et automaksu saab maksta tegelikult kahes osa, et on teine osa on siis, oli märgitud, kui ma eksi, siis omakorda 16 detsember on see, kui teine osa läheb maha, et kui sa lähed kahes osas tahad maksta. Ma olen tahtnud, eks käsitlen võib-olla siin saates ka nagu seda, et võib-olla võtan isegi ette, nagu mis ühistule kuuluvad siin mingid autod ja ühistu tütarettevõtetele ja mulle endale võib-olla ja vaatame, et mis nad nagu maksavad, et üks buss on ju ka näiteks, et vaata, mis see buss maksab ja mis autod maksavad ja lihtsamad autod ja paremad autod ja meil on ju leasing autosid igasuguseid. Aga meil on ka sellised autosid, mis on ajapikku nagu ära varastatud, mis on nagu meie nimel, aga et mis ongi nagu ära varastatud, aga mis minu arvates on nagu registrites olemas. No need on ka sellised leasing autod näiteks ja niimoodi, mida ei ole üles leitud, et huvitavaks nende eest ka automaksu võetakse. Et ma ei olegi sellepärast tahtnud seda asja ette võtta, et nii palju on tööd nagu, aga autoregistris nad nagu ju on, eks ole, et kuidagi politsei aidanud ei ole üles leida, koju ei ole toonud, et huvitav, kas riik nagu maksu nende eest tahab, et head inimesed, vaadake teiega üle nagu need asjad, et mina vaatan üle igal juhul ja siis ma kannan tulemustest ühes saates siin ette. Ja minu teada seal mingisugused iseärasused on küll sellega seoses olemas, aga selle juurde tulleski, et selle ja siis jäin mõtlema, et kas ma teen selle kliki ära ja maksa selle siis nii-öelda esimese osa maksest ära, et teise osa teeme siis seal nagu mainitud detsembris või teha kõik korraga, aga siis jäin kahtlema ja mõtlesingi, et küsin sinu käest, et kas ma liiga agaralt kiirustan, kas on tõenäosus olemas, et see automaks ikkagi kuidagi ära käntseldatakse ja kui siis, kas käntseldatakse niimoodi kohe päeva pealt, et tavai, et nüüd ei peagi ikkagi maksma, et kui sa ei olegi maksnud, siis ei ole vaja maksta ja need, kes on ära maksnud, nendel kanname raha tagasi või midagi siukest, või see on ikkagi sellise pikema vinnaga protsess? No kuule need, kes ära on maksnud, mis hundi suus või hundi kõhus, see ongi hundi oma nagu. Nii et kes on ära maksnud, need kindlasti midagi tagasi ei saa. Ma arvan niimoodi, see tundub nagu loogiline, et ära kiirusta sellega. Ja mina ka ei kiirusta ja raadiokuulajad ka ärge kiirustage. Sest ega vaata USA uut suursaadikut ei ole ka ju veel Eestisse tulnud, et vana vist juba läks minema, uus peaks õige pea tulema. Et mina siiski arvan nagu seda, et valitsusest tuleb ka muutusi ja vahetusi nagu. No kui tulevad muutused ja vahetused ja ongi, kui tuleb see uus ja ütlevadki, et kuule, aga nüüd selle automaksu ikkagi saadame sinna samusesse kohta ära, et kui kiiresti selline protsess võiks toimida, et ütleme siis seaduse nii-öelda, mis on nagu vastu võetud tagasi keeramine ja nii edasi, et mul on ikka tunne, et ikka peab seda raha kukrut kergitama, et ikkagi seda ära maksma praegu. Ei, no aga te oodake veel ja te mõelge vaata, selles mõttes, et ega 16. juuni sa ütled, eks ole, aga sinna on ju 2 kuud aega. 2 kuud aega. Ja natuke rohkem kui 2 kuud aega. No aga siin tulevad puhkused peale ja nii edasi, et olgem ausad, ega siin ju Riigikogu ja valitsus siin varsti on, kui me hakkame mõtlema, ilmselt poole maikuu pealt on juba istutakse, lihtsalt kõigutatakse jalga ja see on nii-öelda formaalne äraistumise aeg, siis tuleb suvi, kus on puhkus, kus mitte keegi midagi ei tee ja siis tulevad juba COVID ja siis joostakse COVIDile tormi, siis ka keegi midagi ei tee. No aga vaata, sa mäletad ju seda, et üks pesumasina reklaam oli Zanussi. Nii. Zanussi sups ja valmis. Et vaata, kui tahetakse, siis tehakse seadustega täpselt niimoodi, et sups ja valmis ja ongi tehtud. Nii et ei tasu kiirustada, et liigne agarus on ogarus ja mina ei kiirustaks ausalt öeldes. Okei, ma vaatan siis sellega. Aga on olemas jällegi, siin on üks sõiduk, mis ei taha automaksu saada, aga on ka 4 ratta peal ilusasti, on liikuv sõiduk.
see ongi, et vaata, meie kvalifitseerime teda sõidukiks, aga tegelikult ta vist ikkagi ei ole sõiduk. On, igal juhul on sõiduk. Okei, on sõiduk. Et, aga ta ei ole auto, ehk siis selle pealt automaksu maksma ei pea. Aga ja see sõiduk on siin teadupärast linlased on märkanud, on vahepeal rändama läinud ja nüüd on see, et vist nii kaugele mindud, et nüüd on vaja täitsa, et politsei peab hakkama seda otsima. Jah, et kus tegijaid seal nägijaid ja mulle kohe teatati ausalt öeldes, et mind ei olnud, aga kell 7:40 või 6:40, täpselt ei mäletagi. Üks päev ta minema viidi, et treiler oli seal, aeti just peale, nagu inimene sõitis mööda teises suunas. Ei saanud kahjuks piltigi teha, aga ära ta viidi ja tegin politseisse avalduse. Ühesõnaga, mitte mina ei teinud, vaid minu meeskond tegi, et see ei ole ametlikult minu käru või minu vanker, see ei ole. Ma kasutan seda lihtsalt teinekord. Aga üks hea inimene, kelle oma ta nagu on, et ta tegi avalduse politseisse ja kriminaalmenetluse algatamiseks, nii et vaatame, mis sellest nagu saab, et tahaks välja selgitada, kes see Raibe oli, kes selle ära viis. Et nüüd politsei peab selgitama, et kes selle käru sulle ära viis, et me kõik ju teame, et tegelikult on olemas teatud kahtlusalused, aga nimesi nagu ei hakka ütlema, on ju. Aga juhul, kui see ka niimoodi on, et mis sa arvad, et kas kurja tegija võetakse vastutusele ka või? Vaata, kui huvitav oleks, kui võetaks. Oleks ju huvitav, et sõidetakse sinna kesklinna, sinna majja ja võetakse. No jah, et selline see... Aga muidugi ma arvan, et ega vaata alati on isiklik vastutus, et kas seal hakatakse uurima seda, et kes käsu andis, et lõpuks on nagu see, et ma arvan, et kõige reaalsem on nagu see, et öeldakse, et vaata ta on siin ja pole keegi siin varastanud, et lihtsalt oli ees ja viisime minema ja lähme sõpradena lahku ja pärast helistatakse jälle, öeldakse niimoodi, et aga kui te sinna tagasi panete, siis me viime ära selle. No aga ütleme nii, mis on sinu ideaalne lahend või ütleme, kuidas sina näeksid selle olukorra lahendust? Ma nagu näeksingi seda, et antakse tagasi ja surutakse kätt ja öeldakse niimoodi, et oleme sõbrad edasi, et täitsa tore vanker, et vaata, et ma nüüd olen näinud muidugi seda, et ükskord, kui ma tööle läksin, kui see vanker oli ära viidud, siis ma avastasin, et Jakobi 34 maja nuka peal on pandud peatumist keelav märk. Nii et vaata, mina juba olen Tartu elu ja poliitikat muutnud. Minu kasutatav vanker on tinginud selle, et sinna on pandud peatumist keelav märk, et olid ka mõned virised, kes ütlesid, et see vana risu on ees nagu seal, et ei saa nagu korralikult parkida ja teha ja nüüd saite seda vingujad, et nüüd linnavalitsus üldse keelas ka peatuda ära. Et enam ei saa, ei sina, ei saa, ei nemad. Ja, aga kuna ainukene maja seal pool on, et see ongi ju Tartu Hoiu-laenuistu maja, siis ma käsitlen seda mingis mõttes ka nagu sellise kättemaksuaktsioonina nagu Tartu Hoiu-laenuistule, et tahab kas või vaibavahetusfirma tulla nagu sinna Lindström või mis ta nimi on, et ei saa nemad ka peatuda seal, et ma ükspäev nägin, et nad olid peatunud, aga ei teaks politsei, õnneks ei olnud politseid nagu seal. Nii et politsei oli üks magus koht, kus vaadata, kus hakkad trahvi tegema. Linnakassat ei saa täita, riigikassat saab täita. Nii et jah, ütleme, mis see isegi tahaks öelda, et nali naljaks, aga see polegi nali, et see ongi kahjuks niimoodi. Ja mis siin nagu öelda, et minu ideaalne lahendus oleks nagu see, et antakse tagasi ja enam nii ei tehta tegelikult. Sest ma olen kuulnud nagu seda, et kui siin oli kas NATO või mingi sõjaväelaste kohtumine oli Tartus, see olid need stripiklubi autod, mis siiamaani muide on siin-seal väljas. Siin-seal on väljas ja linnast helistati stripiklubi tegelasele ja öeldi niimoodi, et kuule, et meil tuleb üks väärikam kohtumine siin linnas, et olge hea, koristage ära, eks ole. See oleks ju normaalne, et ega ma olen ka ju inimene, et kui tõesti on vaja mingit laia veost vedada sealt või niimoodi, see oleks ju normaalne, et võtad ühendust, või üldse võtad ühendust, teate, et vaata, linnarahvas on ka öelnud, et ärge seal ikka parkige. Me teame, et see on lubatud nagu parkida ja nii edasi ja keelumärki pole, aga näed, et meil see on ilus vanker, et toome mäele, pange see ilus vanker niimoodi. Ja mine tea, ma oleks nõus olnud ilmselt ja vankri omanik nii samuti. Et inimlikkust on tarvis ja see vanker ongi nagu inimlikkuse sümbol, ma ütleksin, et ta on kujunenud inimlikkuse sümboliks. Et sinu nägemus on jah, et seal lõppvaatus sellele, et on jätke see rahule ja vajaduse korral, küll liigutad, kui on vajadus, aga muidu, et oleks nagu, ütleme niimoodi, et
tahaks saavutada töörahu, nagu öeldakse. Töörahu ja täpselt niimoodi ja no mis puudub loosungitest seal peal, mis mõnedele ei meeldi, aga minul kodanikuna nagu meil kõigil on õigus ju meelt avaldada, mis iganes loosungitega me tahame. Näed, et üks objektijuht ostis Audi mul hiljuti. Tal oli muidu sõitis ikka Bemmiga ringi, eks ole. Ostis Audi, ma tulin autost välja, ütlesin niimoodi, et kuule, näed, ma näen, et sul uus auto. Ta ütles, et jah, et näed, ikka rasked ajad. Palus mul numbrimärki vaadata, numbrimärgi all oli kirjutatud, et ei ole meil kerge kellelgi. Et noh, et pidi Bemmist loobuma, ostis Audi endale. Noh, vaata, tema avaldab niimoodi meelt, mina avaldan niimoodi meelt, et ma olen automaksu vastu ja ma olen tasulise parkimise vastu ja minu arust vanker on kena sümbol seda avaldama ja eriti niisuguses rohelises linnas nagu Tartu, et see on nüüd läbi lõhki roheline värk, et CO2 emissioon puudub ja hobused saavad ka tööd. Jah, läheme aga saatega edasi ja kohe oleme tagasi pärast lühikest hingetõmbepausi. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast, pangast, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ja peame natukene tegema ka siis meie, ütleme siis sellist poliitilist ja majanduslikku harimist inimestele ja natukene oma seisukohti ka avaldama, sest et tegelikult ju kogu meie riik ja meie majandus on ju rajatud ikkagi põhiseadusele ja ütleme niimoodi, et põhiseadusel ja põhiseadusel on vahe sees, et nagu öeldakse, et iga ühe jaoks on tõlgendamise küsimus. Ja kui me ei lähtu põhiseadusest, siis kuidas saabki see riik normaalselt toimida ja kuidas saab meie majandus toimida ja kuidas me saame siis kasutada nii Eesti loodusvarasi, mis on Eesti rahvuslik rikkus, kuidas me seda saaksime suunata, kuidas et inimeste majanduslik olukord paraneks ja rääkimata juba siis sellest, et kõikide siis nii-öelda muude punktidega ja Andro, sa oled alustanud sellist nagu Eesti põhiseaduse läbitöötlemist enda jaoks, kui selliselt oled hakanud seda ka tutvuma, seda igat paragrahvi siis menetlema nii, kuidas sina näed seda pilti, kuidas see peaks olema ja loomulikult ka seda, mis see praegune tegelikkuses elu on. Et oskad seda kommenteerida, et võtamegi siin esimene paragrahv, Eesti on iseseisev ja demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Ja sealt juba siis ütleme, edasi on, kuidas sina sellest rausest aru saad? No aga kas on iseseisev ja demokraatlik vabariik? No mina saan aru, et me oleme ammu juba Euroopa Liidu lakeid, sest et me oleme me sõltume ikkagi väga palju nende rahakotist ja kahjuks, et meie majandus on nagu sellises seisus, et me peamegi selle nagu nisa otsas rippuma, et kuidagi nagu ei suuda saada ise suureks nii-öelda rahvaks ja majanduslikult iseseisvaks nii-öelda rahvuseks, kes ei pea kogu aeg selle nii-öelda Euroopa rahakoti nisa otsas rippuma. No jah, nii et vaata, minu nägemus nagu sellest asjast on nagu niimoodi, et tegelikult mitte partei ei peaks otsustama, vaid rahvas peaks otsustama, eks ole, see on nagu iseseisvus ja sõltumatus, aga paraku meil otsustab partei, me teame, mis partei ja selle partei osakonnad ja rahvas on kuhugile tagaplaanile lükatud, nii et niimoodi ta nagu selle asjaga on, et iseseisvust ja sõltumatust ei paista kuskilt ja ütleme, ikka räägitakse nagu sellest, et Euroopa Liit ei ole sõltumatus äraandmine või NATO ei ole sõltumatus äraandmine või mingid rahvusvahelised organisatsioonid nagu WHO näiteks, rahvusvaheline terviseorganisatsioon, et ei ole sõltumatus äraandmine. Et ja siis tuuakse demagoogiline näide, et ikka on vaja rahvusvahelist kaubandust ja rahvusvahelisi suhteid, et see on ju ka nagu iseseisvus äraandmine, mis sa tahad siis niimoodi, et Eesti hõljuks kuskil omaette. Vaata, siin on kaks asja nagu segamini aetud, et iseseisvus tähendab ju eelkõige enda huvidest lähtumist ja iseotsustusõigust. Aga iseotsustusõigus ei ole kunagi nagu absoluutne, siin tuleb võtta nii nagu laps on näiteks, et kuni ta saab 18-aastaseks, ta ei ole ju iseseisev. Ta ei ole majanduslikult iseseisev, ta alguses ei ole ka füüsilist iseseisev, ta peab ema piima, jooma ja ta ei oska käia, ta peab õppima käima ja tegema ja rääkima ja ühiselu reegleid ja kõiki asju, kuni ta küpseb ja mingi hetk saab iseseisvaks, nii on ka tegelikult ühe rahvaga.
mille ütleme iseseisvuse kõige suurem tunnus ongi iseseisev riik, noh, mis saab olla, aga see ei tähenda siis nüüd seda, et ta koostööd ei võiks kellegiga teha. Aga noh, nagu inimese puhulgi on nagu see, et sa lähed ju tööle, eks ole, Maksim, sa lähed tööle, et sa ei taha minna orjapidaja juurde. Siin on kaks vahet nagu, eks ole, kui sa teed väärika palga eest väärikat tööd, sinu tööandja peab sinust lugu, sina pead tööandjast lugu, see on nagu kahepoolselt kasulikud suhted, see ei ole iseseisvus ära andmine. Sul jääb sinu vaba aeg, sul jääb sinu väärikus, sul jääb hea meel tehtud tööst ja teenitud heast tasust, eks ole. Noh, samamoodi, kui sa naise võtad või naine võtab mehe, eks ole. See ei ole ka ju iseseisvuse ära andmine, see on nagu see, et vastastikku lugupidavalt koos arenetakse, aga nagu me vaatame näiteks seda, et mis tingimustel Eesti on astunud Euroopa Liitu näiteks ja ta seal toimetab, siis see ei ole nagu vastastikune, et see on ikka pigem nagu niipidi, et ühelt poolt ehk siis Brüsseli poolt nagu tulevad korraldused ja teiselt poolt tulevad siis vastu vaidlematud täitmised. Nii et noh, vaata niimoodi analüüsides tulekski siia väga väiksel tasandile tulla ja siit ongi näha, et Eesti ju täna paraku ei ole iseseisev riik, noh, ta sõltub, vaata kas või võtame niimoodi, et siin on järgmised punktid, et mis paragrahv see on, et riigivõimu, ütleme siis, teostavad organid, nagu seal parlament, kohus, president ja mis see neljas on? Valitsus kui täitevvõim, et need peavad olema lahus üksteisest. Noh, et see oleks nagu niisugune demokraatia alus, nagu öeldakse. Noh, see on muidugi vaidluskoht, kas peab olema lahus, ei pea olema lahus. Põhiseadus ütleb meile, et peab olema lahus. Peame sellest täna nagu lähtuma, et aga vaata, nad ei ole ju lahus tegelikult täna. Et siit saavad alguse väga tugevad legitiimsed küsimused, ja legitiimsust, ütleme siis ka kahtluse alla seadvad küsimused. Sellepärast, et vaata, no kas või see, kuidas Riigikogu moodustatakse. Täna oled Riigikogus, aga toimuvad mingisugused kombinatsioonid, eks ole, no siis lähed valitsusse, kui seal on ka asi ammendanud, võib-olla tehakse ettepanek hakkad kohtunikuks või lähed Euroopa Komisjoni või mõnest tehakse nagu president, eks ole. Aga see ei ole ju selles mõttes nagu normaalne, et vaata, kui mina kandideerin kuhugile. Et kui ma kandideerin Tartu linnavolikokku, siis ma kandideerin Tartu linnavolikokku. Või kui ma ütlen, et ma tahan linnapeaks saada, ütleme, ma ei räägi praegu ainult iseendast, et räägin üleüldse nagu sellest, et kui kellelgi nagu on sellised väljaütlemised või soovid, no siis on nagu selge, aga kui ta järgmine hetk hoopis kasutab seda hüppelauana, et kuhugile mujale minna, no siis on see ju tegelikult see, et need organid ei ole üksteise suhtes lahus tegelikult. Et vaata, kui on tegemist näiteks peaministriga või üldse ministriga, ta kandideerib kuhugile kohalikku volikogusse, siis tegelikult on ju niimoodi, et ta petab nagu oma need valijaid, sest on selge, et ta sinna ei lähe nii kaua, kuni ta minister on, sest ta juba põhiseaduse tõttu ei saa sinna minna. Ja vaata, minu arust tänasel kambokraatial lööks nagu koivad alt ära see ja kargud kah alt ära, kui näiteks sina, Maksim, ütled, et sa kandideerid Riigikogusse ja kandideeridki Riigikogusse. Ja nüüd, kui sa sealt peaksid edasi liikuma valitsusse näiteks või kohtusüsteemi, siis tegelikult sul tagasiteed ei tohiks olla, punkt 1. Ja punkt 2 peaks olema tegelikult üldse niimoodi, et Riigikogusse saavadki näiteks 101 kõige rohkem hääli saanud kodanikku, sõltumata sellest, mis parteisse nad kuuluvad või kas see partei, kuhu nad kuuluvad üldse näiteks mingit 5% või üldse mingisugust künnist ületab, sest tähtis on nagu konkreetne isik. Ja vaata, siis ei saaks enam olla niimoodi, et jooksed ühest parteist teise, näiteks Keskerakonnast Reformierakonda või Reformierakonnast minu pärast ükskõik kuhu. Aknaaluseks, eks ole, et sa ikka säilitad nagu selle. Et päris nii ei ole, et sa ei säilita seda, punkt 1, ja punkt 2 on ka nagu see, et siis ei ole kunagi teada, et mitte, kui näiteks Keskerakonnast keegi välja kukub, et ei ole tingimata teada, et just keskerakondlane tuleb nüüd seda asendama, et ei, et tuleb järgmine, kes temast järgmisena hääli sai. See võib olla sots, see võib olla, kes iganes võib üldse parteitu olla,
ja vaata siis ei ole kunagi nagu teada, et igal juhul nagu aegade lõpuni, kuni selle valimistsükli lõpuni Reformierakonnal on nii palju kohti, Keskil on nii palju kohti, sotsidel on nii palju kohti, vaid kohtade arv sõltub sellest, et kui inimene täidab oma lubadust, et kandideerida parlamenti, ta jääb sinna, kui ta sealt ära liigub edasi, näiteks valitsusse, noh siis ei tea ju seda, et kas üldse koalitsioonisaadik tuleb järgmisena Riigikogusse või tuleb opositsioonil ülekaal. Nii et noh, see nagu tagaks selle niisuguse demokraatliku lähenemise ja meie põhiseadus sellist lähenemist ka ei keelaks. No seal oleks ka mängus, kui on inimesed valitakse või tähendab saavad Riigikogusse vastavalt või siis kohaliku volikogusse vastavalt, kes on kõige rohkem nagu hääli kogunud, siis see näitaks ka seda, et inimene, kes sinna saab, et ta oleks natukene võib-olla ütlema parteist sõltumatu ka oma hääletamisotsuste tegemisel, et ta ikkagi lähtub ju talle usaldatud mandaadi põhjal ja talle usaldatud inimeste häälte põhjal kui see, et olgugi, et on mingisugune küsimus, mille vastu ta ise on, et ta ei nõustu sellega põhimõtteliselt, aga kuna partei ütleb, et kuule, et nüüd pead hääletama sellised, siis ole hea, vajuta see nupp nüüd ilusasti ära. Et see tagaks juba mingil määral selle sõltumatus, et kui seal ongi, et inimesed, kes volikogus või Riigikogus istud, ongi selle, kes on saanud kõige rohkem hääli, mitte selle parteipõhiselt kõige rohkem hääli. No jah, vaata, eks siin on kaks asja, et üks asi on see, et jah, ta peaks nagu justkui olema niimoodi, nagu sa räägid, aga teine asi on see, et noh, et Eesti on nagu jaotanud nagu parteide vahel. Ja tegelikult täna me näeme nagu noh, me näemegi täna nagu sinu seda ideaali, mida sa siin kirjeldasid, aga äraspidisel kujul. Et vaata, väga paljud parlamendiliikmed näiteks on ju valitud Keskerakonna häältega või EKRE häältega. Ja üks oli ka Eesti 200 häältega, kes hiljem läks sotsidesse. Et noh, et siin võibki öelda, et nad võivadki sulle vastata niimoodi, et aga me läksimegi Reformierakonda ja me läksime sotsidesse ja nii edasi, sellepärast, või läksime Isamaasse sellepärast, et meil oli südametunnistus nagu selline, et jah, et alguses me vaatasime küll, et on Keskerakond või on EKRE, aga noh, siis hakkas meie südametunnistus ikkagi valutama, vaatasime, et see oli päris õige asi, mida nad teevad, eks ole. Ja me hääletamegi nüüd seal akna alustada nagu oma südametunnistusele vastavalt. Jah, need on need südametunnistuse põhised hääled, et see, aga no, eks nad ju kõik sõltuvad ju... Mida ma tahan öelda, et vaata kõiki häid ja kõrgeid ideaale annab kasutada ära ka muidugi halbadel eesmärkidel. Et see on ju, kõik on ikkagi seotud ju rahaga ja nagu sa mainisid, et inimene, kui kohalikud valimised tulevad, et kandideerib siin nimekirjas, vaatad, et näed, kuulus kõrge poliitikaga, sa tead, et ta nagunii siia ei tule. Et noh, on palju näiteid, kus inimesed istuvad lausa 2 tooli peal, et on nii KOV-is istuvad nii-öelda volikogu liikmena, kui ka siis Riigikogus ollakse ja siis ollakse veel mingi mustmiljon teises komisjonis, igasuguses MTÜ-des, sihtasutustes, nii et ära sa ütle, et see on ju ikka magus koht, et Andro, see on täiesti vale. See kui tuleb, et ega ma kardan, et ega kes teab, kas sinu ära peibutamiseks ka on see rahasummaki olemas, kus öeldakse, et näed, et noh, kujutame ettegi, et oled Tartu volikogus, saad ütleme mingi 2 või 3 valimistsükli pärast saad Riigikogusse ja kas sa siis volikogu Tartu liikme kohast ütled ära või? Ma jätan sulle praegu vastamata, aga üldprintsiibina ma ütlen, noh, maailm ei ole nagu niimoodi mustvalge, et kui ta on lubatud. Vaata, see on sama küsimus, ma lähen natuke kaugemalt nagu, et põhimõtteliselt ma olen vastu igasugustele riigi toetustele majanduses. Ka näiteks taastuvenergia toetusele, mida antakse tuulikute eest ja päikseparkide eest ja koostootmisjaamade eest. Aga samas minu juhitav ettevõte võtab neid taastuvenergia toetust, sellepärast et sel hetkel pakuti ja oli võimalik teha äriplaan 1000 inimese osalusel, et anda neile intressi, anda dividendi teenimisvõimalust. Ja kas me oleks pidanud siis ütlema niimoodi, et kuna seadusega on nagu ette nähtud see võimalus, et võtta, kas me oleks pidanud loobuma siis nende 1000 inimese jaoks kasumliku projekti tegemisest? No, vaata, see ongi nagu see küsimus, eks ole. Et see taastuvenergia toetus nagu nii ära jagatakse, eks ole. Kas sina konkreetselt seda võtad või ei võta? Võtab teine, võtab Eesti Energia. Me teame ju, et Eesti Energia ei ole seda hinda kuidagi odavamaks teinud elektri hinda, et sellest midagi ei sõltu, et maailm ei lähe sellest paremaks, maailm läheb pigem halvemaks.
pigem kui sul on ühistegevusena võimalik võtta nagu mingisugune asi vastu, noh, võta ta vastu, sest jagatakse nagunii ära. Ja vaata, siin ongi nagu küsimus, et jah, ma ütlen sulle niimoodi, et tegelikult 2 koha peal võimalik niimoodi korralikult töötada ei ole. Ja sa saad teha ühte asja nagu hästi, põhimõtteliselt. Või sul peab olema siis lihtsalt nii hea, ütleme, tagala meeskond, et sina annadki nagu seal käskusid ja sul valmistatakse otsused ja asjad ette, aga noh, siis sa lähed kaugemale ka lõpus nagu rahvast ja sellest tegelikust elust. Et tegelikult see ei ole võimalik. Võib-olla on võimalik niimoodi, et sa oled Tallinna linnavolikogus ja Riigikogus, sest see on füüsiliselt on nagu nad lähedal, eks ole. Aga kindlasti ei ole võimalik see niimoodi teha, et sa oled Tartu volikogus ja sa oled nagu Riigikogu liige, sellepärast, et sa ei suuda kas või sõita nagu. Ma sõidan igapäevaselt nagu linnade vahel ja ma näen seda, et noh, kui ma Tartu Hoiu-laenuühistu töö pärast lähengi näiteks Viljandimaale või lähen Tartusse või lähen Narva või lähen Tallinnasse, et see võtab mul ju terve päeva ära, kui ma tagasi tulen. Ja kui ma tagasi tulen, siis mul on hunnik kirjasid ja ülesanded, mis selle päeva jooksul on nagu kuhjunud ja ma järgmine päev lahendan nagu neid ja noh, vaata, kui seda pidevalt teha niimoodi edasi-tagasi sõita, siis jääbki tegemata nagu. Mis toobki minu siis nii-öelda selle segmendi, siis me ütleme viimase püantküsimuseni, et juhul kui siin määratakse linnapea, abilinnapea või mis iganes linnaosa, noh, kuna sa saad hääled nii palju kokku, et siin on, ütleme, linna valitsemise eesotsa on vaja minna, et pakutakse ametikohta, kas Tartu Hoiu-laenuühistu juhataja koht jääb siis vabaks? Vaatame. Sisuliselt ei jää, aga vaatame. Ma ütlen sulle seda ausalt ära, et tähendab, et kui mina olen Keskerakonna Tartu piirkonna käilakuju, no see on nagu selge. Aga mina ei nooli nagu seda, et ma istuks seal Tartu linnapea kabinetis. Ma tegelikult tahaksin näha üldse nagu teistmoodi süsteemi Eesti omavalitsustes. Noh, see on niisugune pateetiline jutt muidugi, ma ei hakka siin pikalt nagu eietama. Aga ma tahaksin olla Tartu jaoks nagu see, kui Keskerakond tuleb nagu volikogusse võimsalt, saab õiguse moodustada linnavalitsus, nii edasi. Ma ei ütle sulle seda, et ma ei võta seda linnapea kohta. Aga see ei ole mul kindlasti nagu mingisugune karjäärisoov, et ma tahan pikaajaliselt sinna minna, et ma seda ühistut näiteks vahetan selle vastu. Minu põhikoht on ikkagi ühistus ja noh, siis sa võid nalja teha seda, et noh, et on Putin ja Medvedev ja Putin, ega meil on teisi inimesi ka juhatuses, kes saavad nagu minu aset täita ja kellega meil on väga hea klapp, et ega ühistust ma ei kao nagu kuhugile. Aga ma pigem oleksin selline linnajuht, nii nagu tänases mõistes on volikogu esimees. Ma tahan strateegiliselt määrata neid asju, aga ma ei taha igapäevaste kommunaalküsimustega minna nagu tegelema sinna. Sellepärast, et see on mõttetu. See on tõesti nagu mõttetu, ma linti ei taha ka lõikama minna. Ma tahan nagu midagi reaalselt siin linnas muuta. Ma tahan muuta seda, et kuidas linna eelarvesse hakkab tulusid tulema, et ei peaks pidevalt nagu maksusid tõstma. Et linn hakkaks teenima omanikutulu. Ma tahaks seda, et tänavad oleksid laiad. Ma tahaksin seda, et arendajatel oleks arendusõigust. Ma tahaks seda, et inimestel oleks head kodud siin, eks ole, kus nad ei pea muretsema maamaksude või üldse maksude pärast, kus jalakäijad saavad käia, kus on pargid. Ma tahan nagu sellist asju, kus on töökohad. Nii et vaata, ma juba ei tahaks nagu, ja ma ei ütle sulle seda, et ma ei võta seda linnapea kohta veel kord, sellepärast, et siis võib alati öelda, et no mis sa siis teed, vaata siin, eks ole, no kes sa siis oled, et mängid 2 otsaga mängu. Et noh, püüdke lihtsalt nagu mõista seda, et vaata, linnapea on ka nagu see, et linnapead noh, kammitsevad igasugused need korruptsiooni vastased ja muud reeglid. Et mitte, et ma nüüd korruptsiooni tahaks hakata tegema, eks ole. No natukene Naljeevab, natukene Naprava. No, ja, aga kui ma suhtlen üle Eesti nagu Tartu Hoiu-laenuühistu esindajana, omavalitsusjuhtidena, on väga toredad omavalitsusjuhid üldiselt ja niimoodi. Aga ütlevad, noh, vaat see otsustusprotsess ja linn ei võiks nagu üldse hakata tegelema ettevõtlusega ja no kas me võtame nagu niimoodi sellise asja välja. Tartu linnal on endal päris palju tühermaad või siukest maad, kuhu saaks keedestada peale planeeringud. No ütle, mille pärast Tartu linn tänastes oludes peaks alati tingimata need kinnistud oksjonil maha müüma. Miks Tartu linn ei võiks ise näiteks teha sinna planeeringuid peale? Turutingimustel planeeringuid peale teha planeeringuid peale, arendada võib-olla ka ise kortermaju
ja just nimelt, mitte võib-olla isegi vabale turule, vaid sellele turule, nagu me siin rääkinud oleme, et tegelikult noori peresid, kes oleks nõus Tartusse kolima või Tartus olevatena näiteks järgmise 5 aasta jooksul saama 1 või 2 last juurde. Et linn annabki neile siis soodustingimustel korteri. Kellest kasvavad omati maksumaksjad. Linn hakkab saama pearaha, üksikisiku tulumaksu näol linna eelarvesse ja nii edasi, eks ole. Rääkimata sellest, et töökohad tekivad. Nii et ma räägin nagu sellistest asjadest, ja ma millegipärast arvan seda, et isegi kui linnapea tahaks selliseid asju teha, siis tal kaitsepolitsei oleks nagu päris varsti ukse taga. Et siin tuleb leida nagu teine lahendus, et ma tahaks olla see, kes ellu viib seda. Aga ma ei taha olla see, kes pärast kaitsepolitseiga jageleb. No seal on, aga ehita sinna peale mingi sihtasutuse, mingisugune sihtasutused ja mingi ütleme siis turismi atraktsioon või midagi sellist, mis toob, siis peaks ennast ise majandama ja linnale tulu tooma. Ei, see peakski olema või peaks olema niimoodi, et kuidas saada näiteks rahvusvahelisi suurtööstusi siia Tartusse. Millega linnarahvas ka muidugi nõus on, seda peab ikka juurde ütlema, eks ole, muidu mõtleb, et Roos tahab siia mingist ossavaid tselluloosi tehaseid teha. Et aga mingisugune rahvusvaheline korralik tööstus, vaata, aga miks siia ei tulda, on see, et mitmed asjad, bürokraatia on üks nendest. Et sa tuled, sa ostad siia krundi, aga sa ei tea, kuidas see planeeringuprotsess läheb. Tegelikult linn peaks planeeringud valmis tegema. Nii-öelda võtmed kätte projekt. Tahab tulla, ütleme, mingisugune ravimitööstus näiteks, ütleme nii. Tal on vaja seda ja seda, sinna ja sinna kohta kinnistut. Ta on nõus selle kinnistu ära ostma. Tehakse eelleping, et ta ostab ära sellistel tingimustel, kui saab sellise planeeringu. Niimoodi. See peaks olema eelnev otsus. Linn ajab ise selle planeeringu korda, taotleb sinna ehitusload näiteks peale ära ja investoril ei ole muud teha, kui ütleme tulla, et näed, meil on riiuli peal valmis lahendused olemas, võta elektriliitumised on olemas, veekanalisatsiooni liitumised on olemas, piisavas mahus, et seda tööstust seal arendada, võta ainult kätte, investeeri raha siia, võta inimesed tööle ja hakka tootma. Tegelikult peaks niimoodi olema. Mitte niimoodi, et inimene tuleb, ta paneb, ostab kalli raha ees krundi ära, võib-olla isegi linna käest, oksjonil, ja pärast hakkab jebimine pihta nagu, et tead ikka need parkimiskohad ja me enne kalkuleerisime et see vee liitumine, aga siin on ikka vaja kõvasti ümber ehitada ja tegelikult läheb 30 miljonit kallimaks ja elektrit ka ei ole, et sinna tuleb investeerida või 40 miljonit. Ja siis investor hakkab lugema, mõtleb niimoodi, et kuule tead, et nendel tingimustel ei ole mõtet, ma jätan selle krundi küll nagu endale, et vaatame 20 aasta pärast on ta väärtus nagu 3-kordist, ma müün ta siis kasumiga maha, aga mingit tööstust ma siia rajama ei hakka. Nii et ma tahaks nagu siuksed probleemsõlmed nagu ära lahendada. Jah, selle jaoks ei pea siis ilmtingimata olema vist et linnapea, aga juhul kui, Andro, et nagu sa enne mainisid, et ma võin see Medvedjev olla, anna mulle 4 aastaks, ma natukene juhin seda asja ja siis pärast võid tagasi üle võtta ja siis ma võin diivani pealt lihtsalt purjus peaga Twitteri välja saata. Tähendab, vaata Medvedjev ja Putin on tea näide, võtame Trump siis näiteks, vaata. Kas Trump on loobunud siis oma Trump Organizationist? Ei ole, nagu see on tema tagala ja tänu sellele ta sai ka presidendiks, sellepärast, et seal oli ikka sotsiaalne võrgustik, mis seal salataseks, seal oli ka nagu ütleme raha tema puhul, minul väga raha ei ole, et ühistu on nagu selline rahvaorganisatsioon, eks ole, et ma olengi selline kolhoosnik, kes kodust pirni välja keerab ja vajadusel nagu ühistusse lakke keerab, midagi niimoodi, eks ole. Aga sotsiaalne võrgustik ta kahtlemata on ja seda on vaja hoida ja pigem ma ütlen, et näengi, et Trump on ka. Kui ta presidendi ametist lahkub 4 aasta pärast, ta on veel vitaalne vana, ta läheb juhib oma Trump Organizationit edasi nagu. Nii et Andro Roos on vitaalne vana, käib korra, nuusutab seda poliitika asja ära ja tuleb tagasi Tartu hoiulaenuühistu eesotsa, et ärge me hoiulaenuühistu inimesed muretse, et saame oma vaimse juhi ja liidri tagasi. Aga ei, mida tagasi, vaata, kas Trump on Trump Organizationi jaoks kadunud? No okei, ütleme, et ta jääb meie juurde ikkagi, et ja kui vajadus on, et siis võite alati ka minna käia vahepeal, ütleme siis, kui on äkki pilt sinust on ju teha sinna kummardus on ju, vaata, aga ma arvan, et nüüd see erakondade rahastamise järelevalvekomisjon kuulab ja kratsib kukalt, ei tea, kas alustada menetlust või mis asja, et ta räägib siin korruptsiooni või mis asja. Ja nüüd läheb paljuks. Igatahes et me teeme aga nüüd ühe hingetõppepausi ja siis oleme tagasi viimase osaga.
Ja oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Nüüd oleme siis, teeme nii-öelda kiire lõppmängu ja kiire lõppmäng põhineb sellele, et on tegelikult tunda ju kevade hõngu, ilm on ilusaks läinud ja positiivseid uudiseid majanduse pealt on see, et nool on läinud nii-öelda ülesse ja nagu ütles Erki Nool või lihtsalt Nool? Jürgen Ligi nool väidetavalt on läinud ülespoole, sest et väidetakse, et on see, et majanduse taastumine jätkub ja tollisõda võib kasvu ainult veerandi võrra kärpida, aga igatahes, et on rahva ostujõud pidi paranema ja kõik pidi ütleme, hakkama ülesmäge minema ja kuidas sa ütleme siis no, siis on ju korras. Tartu hoiulaenuühistu metaotsa pealt näed, et kas on viimasel ajal näha seda, et inimesed nagu päringud, ütleme, või siis äriettevõtete siis ütleme, päringud arv on kuidagi tõusnud või midagi siukest, ja et varsti on võib-olla tuleb teha niisugune väike võlakirjade jälle väljakuulutamine, et natukene nii-öelda hoiulaenuühistu seda majanduslikku ressurssi natuke suurendada, et oleks mida välja laenata? Ei, no võlakirjade asja tuleb ikka teha, et olge mureta, see ka lähiajal tuleb ja võib-olla päris lähiajal, nii et siin läbirääkimist ikka kogu aeg käivad nagu selle asjaga, me oleme ju välja kuulutanud, et kellel on häid mõtteid, et tulge aga no, võt see on kahe otsaga asi, et ükskord ma ütlesin nagu seda, et tegelikult inimestel raha on. Ma sain peksa nagu selle eest ka kommentaarides pärast vaatasin YouTube'i jälle, et mis sa siin ajad nagu, et pole kellelgi raha. Kellel on, kellel ei ole, vaata, selles mõttes on väga vaesed, kellel ei ole, kellel pole olukord paremaks läinud. Aga ma tuletan meelde, et mina vaatan nagu hoiulaenuühistu juhina ja ma näen nagu seda, kuidas rahad liiguvad, nagu ütleme. Et tegelikult raha on inimestel. Ja tegelikult on raha kogu aeg olnud. Ma saan aru, miks vingutakse nagu selles mõttes, et ega tulebki vinguda. Ega kui ei vingu, ega teda juurde ei tule. ei juurde ei tule, eks ole. Ja ärge arvake, et ma nagu üleolevalt räägin või niimoodi, et aga vaata, see ongi nagu see, et kes ikka väga vaesed on, sellel ei ole ka ühistusse asja, et neid ma ei näe nagu. Et aga muidugi nii palju on alati raha inimesel, et 35 € nagu osamaksuna panna ja 10 € ühekordselt sisseastumismaksuks, et muidugi ka väga vaesed saaksid tulla Tartu hoiulaenuühistu liikmeks ja lihtsalt kas või seal arveldada või kas või põhimõtteliselt moraalselt nagu toetada, sellepärast, et ma usun, et mingite mõttetud asjade peale ikka raiskavad ka väga vaesed inimesed ära, et kas või ostavad pudeli õlut või suitsu või ma ei tea, teevad muid lollusi. No kõik me teeme, nagu mina ostan kohvi näiteks, kuigi ma ei peaks ostma, see on jumala mõttetu. Tegelikult on see jumala mõttetu nagu. Aga see on siuke mugavusost. Et inimestel jah, rahad liiguvad rohkem kui aasta aega tagasi, see on Sukasaarest on nagu välja võetud. Inimesed tahavad ka hästi elada, eriti noored, sellepärast nad lähevad pankadesse, eriti nüüd, kui hoiusintressi on alla läinud, et elamusektor nagu õitseb ja kasvab. No kas ta just õitseb, aga ta ikka kasvab ja paraku hinnad alla ei lähe, korteritele majadel kasvavad. Nii et jätkuvalt ikka kõige parem investeering Eestis on kas maatükk, ka põllumaatükk, elamumaatükk, korter või maja või midagi taolist, et sellega ikka hätta ei jää, et selle lõpuks ikka ostja leidub. Ja vara seal vähemalt säilib, kui mitte ei kasva. See on see hea, tegelikult sa ütlesid sellise investeerimisnipi ära, ma tahtsingi jõuda selleni, et siin kiire lõppmängu osas, et paneks ühe lausega maha, et kuhu praegu, kui ütleme, ongi siin inimestel mingisugune kevad on käes, natukene raha hakkab taskus kipitama, et kuhugi investeerida, et mis see hea investeerimiskoht oleks ja kinnisvara ja mets on see, kuhu paneks, et olgugi, et siin jube ahvatlevad on, ma ei tea, kas oled kuulsis see Storenti see on siuke ettevõte, mis tegeleb ehitusseadmete rendiga, et müüb võlakirju 10%-ga. Ma ei tea, vaata selles mõttes, et mina soovitan ikka, mis hoiulaenuühistu aitab teha neid võlakirju, seal on nagu tagatised, ma ei Storendi kohta ma ei oska öelda, kas seal mingid tagatised on, ei ole, või lihtsalt lubadused. Ja ma soovitan hoiulaenuühistu hoiust, aga kellel on suuremad summad kogutud, siis mingi hetk, kui on hea pakkumine, siis tasub vaadata ja kindlasti kinnisvara nagu. Kinnisvara, metsa, jah. Selliste heade investeerimissoovitustega lõpetame tänast saadet. Saade oli Eesti Kroon, saade rahast, pangust, investeerimist ja majandus ning saate tõi teie Tartu hoiulaenuühistu ja kohtumiseni juba uuel nädalal. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu.